No nii, tere! Täna räägime siis praktikast, praktikantidest ja võimalusest tulla siis nii-öelda disaini valdkonda tööle. Ja meil on siinpool mikrofon on siis istumas mitmeid büroo esindajaid ja vastas on siis väga palju küsivaid nägusid. Ja siis teemegi esialgu äkki sellise tutvustusringi meie poolt ja saame siis nii-öelda tuttavaks. Ja kui meil mingisugune teema läbi saab, äkki teeme niimoodi, et teeme teema ära ja siis küsime küsimusi. Et selles mõttes on kõik täitsa vaba, aga äkki nagu nii-öelda igale poole vahele ei pressi, et üritame niimoodi sõbralikult teema kaupa hakkama saada. Vot. Ja alustan siis endast. Mina olen Erki, töötan väikses disainibüroos nimega Sweeter ja praktikantidega on selline suhe päris hea olnud, aga kuna me oleme suht väiksed, siis me väga palju ei jõua võtta. Teeme sellise laiast laastus sellise koodi põhiselt, et teeme nii-öelda ühe disaineri aastas või ühe praktikandi aastas ja siis loodame selle aja jooksul, et temal on hea ja meil on ka hea. Vot, aga siitpoolt sulle edasi. Tere, mina Martin, Ruum 414 disaini stuudiost. Me teeme identiteete eelkõige ja meil on mõnes mõttes ka sama, et me oleme ka väiksed ja meil on, ütleme nii, et meil on EKA, aga meil on iga sügissemester tuleb EKA-st üks praktikant on olnud viimased vist 5-6 aastat nii ja siis me kevadel võtame, ütleme, ühe võib-olla veel, et meil on niimoodi, et 2, ütleme, praktikanti aastas. Ja kui on kiire kevadel, siis me ei jõua võtta. Aga see on võib-olla, jah. Ja praktikante on nii muidu EKA-st, Minorist, Pallasest ja välismaalt. Tarja Prants Trinidad Weismanist ja meil on päris tihti praktikante majas. Mõnikord on disainipraktikandid, mõnikord ka arenduse poole pealt ja võtame neid alati vastu kui oma töötajaid, et nad saaksid ikkagi päriselt käe külge panna töö juures ja saada seda õiget kogemust. Mina olen Keiu sellisest agentuurist nagu Velvet. Täna ma töötan graafilise disaineri ja artdirektorina ja tegelikult mina olen kunagi selle sama asutuse praktika läbinud 2019 aastal. Ja tegelikult täna mul on ka see vaatepunkt olemas, et ma olen tugevalt seotud siis kõrgema kunstikooli Pallasega, et ma olen ise selle vilistlane ja teisalt ma olen ka meediaosakonna õppenõukogus ja sisseastumiskomisjoni liige. Et see annab mulle ka natuke sellise teise vaate nende praktika kohtade osas. Mina olen ka Velvetist ja mina olen Kadrian ja kõik kutsuvad mind Mikiks. Ma kohe ütlen, et Keiu ütleb mulle Miki, siis see olen mina. Aga ja me oleme natuke suuremad ja võib-olla meil on natuke laiem ampluaa ka, et meil on nii graafilisi disainerid kui ka UX-UI disainerid, meil on arendajad, meil on keskkonnadisainerid ja liikumisteede disainerid ja nagu see ampluaa on natuke nagu suurem. Meil sellist nagu päris nagu, ma ei tea, kehtestatud strateegiat, et mitu praktikanti me võtame aastas tegelikult ei ole ja see on nagu tiimiti ka erinev, et selles mõttes, et kuidas võtame nii, et kuidas just on sellist tööd, mida tegelikult see praktikant saaks nagu ägedalt teha meiega koos, et oleks meie tiimi liige ikkagi. Mina olen Kärt, mina olen Angelsist. Me oleme ka suhteliselt väikesed, aga meie ajalugu on piisavalt pikk, nii et 20 aastat me oleme võtnud on käinud päris palju praktikante läbi ja on olnud nii EKA-st, Polütehnikumist, Minorist ja Tartust ja võib-olla isegi, ma nüüd ei mäleta, kas keegi on olnud ka Saaremaalt. Neid küsimisi tuleb hästi palju, aga aja jooksul saad sa aru, et kui keegi tuleb sinu juurde õppima, siis sa pead oskama ka sul peab olema see aeg, et tegeleda ja see on ikkagi nagu ka panustamine. Ja siis me oleme samamoodi EKA partnerid ehk, et meil on kindel see, et see sügisel see 6 nädalat on kindlasti EKA graafiliselt meil enamasti keegi. Ja kui me jaksame, siis me võtame veel üks praegune praktikant, hetke praktikant istub mul siin ees reas, kelle ma täna hommikul kaasa vedasin või siis praegu hommikul ütlesin, et kuule tule kaasa ja siis ta tuli.
aga meie võtame, õieti, ma olen nii kaua neid võtnud, et ma alati kutsun selle inimese enda juurde enne nagu kohtumisele, püüan aru saada, kes ta on, miks ta tahab tulla. Ja peale selle EKA-programmi ülejäänud, keda ma võtan, ma pean olema kindel, et see inimene päriselt tahab tulla. Et kui praktikant, ta saab õppida nii palju, kui ta ise tahab. Et mina ei saa kellegile midagi ette teha, et siis meil on ikkagi see, et me võime võtta mitu, aga me enne saame kokku, vaatame, püüame aru saada, mis inimene on ja võtame siis, kui me saame aru, et tal sellest midagi kasu on ja enamasti õpime meie neilt ka. Et praktikant õpetab päris palju. Okei, väga tore. Kuidas on olnud selline üldine kogemus praktikantide puhul, et kindlasti on selliseid nii-öelda helgemaid päid ja natukene võib-olla nii mitte helgemaid päid, et võib-olla see eelnev vestlus annabki selle esmase kindlustunde mõlemale poolele, et see match on see, kus mõlemad saaksid seda võimalikult palju, aga milline on see niisugune üldine kogemus, et kas see praktikant tänapäeval, kes sealt koolist nii-öelda tuleb, selles nii-öelda oma keskmises kuskil levelis oma nii-öelda õpiteel, kas ta on nagu valmis selleks, et või ma ei tea, võib-olla Velvetis on võib-olla see, kuna see areaal on nii palju laiem, et kas see nii-öelda see puhtalehe teema on ka nagu päevakorral veel, et mida nagu nii-öelda rikkumata see praktikant on, seda võib-olla parem mõne koha pealt, et kuidas te seda nagu hindate, et mida te ootate praktikantilt võib-olla? Ma tegelikult ütleks nagu sama nagu Kärt, et tegelikult me hästi usume Velvetisse, Velvetis seda, et kes meile tööle tulevad, peavad olema samas väärtusruumis, see on kõige olulisem, et oskusi saab alati õpetada, aga nagu väärtusruumi see tegelikult ei muuda inimesel. Et olen väga nõus sellega, et tegelikult ongi nagu see, et sa pead seda inimest ennem tundma õppima ja tema huvisid, et puhas leht võib olla, loomulikult sa ei tea veel võib-olla siis, et mis see täpne kutsumus on, aga tegelikult sul on ju olemas mingisugune huvi või mingisugune inspiratsioon või millesse sa usud või on mingisugune teema, millega sa tahad nagu süviti minna. Et siis tegelikult see ju peab ju sul olema, et miks sa seda üldse õpid või mingisugune drive, et siis, et me võtame tegelikult sind ju oma nagu tiimi liikmeks, et sa tuled meile, et siis sa oled meie tiimi liige ja saad nagu panustada omalt poolt ka, sellepärast, et meil on ka väga põnev, ega meie ei tea, me oleme ka nagu päris kaua töötanud ja võib-olla kõike nagu ei tea, mida teil on nagu meile anda, aga sükest nagu, et peab olema nagu see mingi säde või mingisugune huvi või inspiratsioon on ja tõesti see nagu väärtusruum nagu sama, et tegelikult jah, et oskusi saab õpetada, aga sükest nagu mõtlemist või uskumust ei saa, et jah. Väga õige, et see andmine ei ole ainult ühepoolne, et see tulevane töötaja, kes tuleb ja katsetab, see mitte ainult ei saa teadmisi meie käest, vaid meie saame temad tegelikult vastu. See on väga, väga õige. Ma arvan, see huvi on tõesti see võib-olla kõige olulisem, et see tuleb tegelikult ka portfooliodest välja, et kellel on nagu huvi enda asju näidata, kellel on huvi mingeid asju katsetada. Et see on, meil on ka põhiline, et sa näed, et inimene tahab teha ja see on, ma arvan, selline esimene oluline. Seal on see, et üks asi on huvi ja teine asi on see, et kui see inimene, kui keegi tuleb praktikale ja ta tuleb sul uksest sisse, siis täpselt nii palju, kui ta ise küsib, ise ennast nagu igasse asjasse seob, seda enam ta võidab. Ehk et tuleb olla ise julge ja tuleb võtta, mis võtta annab, et selles mõttes, et ma ei suuda iga hetk nagu võib-olla, on omad tööd ja asjad ja sa küsid küll ja arutame ja teeme ja püüame võtta. Meie enamasti praktikandid võtame ükskõik, mis tööd meil käsil ei ole, me kaasame neid nagu enam-vähem kõigesse. Et teevad ja püüame anda erinevaid ülesanded, et saaks nagu mingisuguse nuusutada erinevaid külgi. Aga see, et kui inimene tuleb ja ise küsib, ise kogu aeg nagu asjas nagu sees on, siis ta õpibki rohkem. Et tulebki ise nagu küsida. Meil on ka võib-olla niimoodi, et esimene asi, et kui me saame kokku, siis me alati ka küsimegi, et mis nad ise tahavad teha, mis nad tahavad õppida. Näitame enda asju, mida me oleme ise teinud, mis meil on praegu käes. Ja meil on täpselt sama, et me ikkagi tahame anda ikkagi võimaluse praktikantidel täpselt samamoodi näiteks, kui me oleme teinud ka mingid, ma ei tea, konkurssid tegime, see Euroopa disaini auhinnad olid, siis me andsime praktikandile täpselt sama võimaluse esitleda täiesti enda nagu tööd nagu me ise ja kui see osutub valituks, siis
see ongi tema võit ja meie aitame seda teostada, nii et selles suhtes on nagu jah, meil oli ka väga hea näide, et oli just EKA-st oli Johanna, kes siis oli meie keskkonnatiimis. Keskkonnatiim on siis meil see, kes tegeleb wayfindinguga ehk siis nagu inimeste liikumisega ruumis või viidandusega või sisegraafikaga. Ja temale antigi üks projekt, mida ta siis tegi tiimi liikmele, aga tema vastutus oli nagu tema käes, et ei teinud paralleelselt, vaid ta tegi ühte projekti vist 2 kuud isegi, et tegi ühte robotite projekti, oli väga äge projekt ja nagu selles mõttes, et lõpetas selle ära ja alati on see võimalus ka, et nagu kui su nagu praktika on lühem, on ju, kui see näiteks see projekt kestab ja sul on nagu huvi endal nagu panustada, siis tegelikult sa võid ju kauem olla, on ju, et siis mõtleme välja, et kuidas see kõik nagu nii-öelda tasustamisega ka tasustatud saab, on ju, et alati on ka võimalus see, et sa teed lihtsalt mingit projekti kauem. Jah, kui siin see tasustamise peale läks, tegelikult äkki räägime selle ka ära, et kindlasti on nagu nii-öelda tudengitel ka hästi palju sellist võimalust, või nagu sellist küsimusi, et kas ma nagu selle töö eest nii-öelda raha ka saan. Et see on nagu täiesti õigustatud küsimus, aga et meil endal on näiteks olnud büroos see loogika, et kui sellest projektist saab nagu asja, siis on see alati nagu nii-öelda nagu tasustatud, nagu kui me saame selle eest raha, siis on see nagu nii-öelda väga mõnus anda seda ka nagu edasi. Kui me sellest ei saa, et see on nagu mõned ongi sellised õpiprotsessi valusad lõigud, siis ka nagu praktikant ei saa. Et kas teil on nagu samamoodi või olete nagu nii-öelda võib-olla võimaluste piires natukene siis nii-öelda avatuvamad, et ikkagi nagu disainer on selle justkui nagu nii-öelda tiimi liige ja siis ikkagi nagu kogu selle aja justkui nagu palgal. Et kuidas teil on näiteks büroodes? Näiteks see, et kuna EKA-ga on meil diil, siis on selles suhtes meil ikkagi see, et me ise näeme päris palju vaeva selle mõttega, et me tahame tudengile nagu anda ülesannet ja neid õpetada, et meil selles suhtes ette nähtud nagu tasu ei ole, aga jällegi ma olen sellega nõus, et kui on mingi projekt, kus ikkagi tudeng on väga palju nagu panustanud, siis jah, ei näe põhjust, miks ei peaks saama tasustatud ka. Okay. No meil on sama tegelikult, et see praktika ajal tegelikult meil ei ole nagu sellist tasuga praktikat, aga jah, et seal saab teha mingid erikokkuleppeid, et ongi, et kui see nagu on, see kuskil võib-olla nagu avaldub või et siis saab seda nagu kokku leppida ja pigem nagu see praktika pärast, et kui see nagu projekt jätkub, siis kindlasti ta on tasustatud, aga mitte praktika ajal, jah. Sama meil, et praktika on ikkagi nagu tasustamata ja see oli viimati EKA-s oli sügisel see nagu nende partnerite kokkusaamine, siis see on tegelikult ongi niisugune kokkulepitud asi, aga igaüks võib, kui tahab, premeerida pärast hiljem. Aga see ongi niimoodi, et tegelikult ju, et kasu saavad ju mõlemad, et see kasu ei ole rahaline, et sa oled tegelikult nagu Eesti tipp professionaalide juures on ju, saad seda teadmist endalt otse on ju, et see on väärtuslik. See oli ka jutuks ja tuleb meelde tuletada, et kõik, et noh, tegelikult läheb see kõik minu tööajast, noh, et meie sellest, et see on ka panustamine, aga siis on veel see, et Eestis on inimesed õnnega koos, neil on tasuta kõrgharidus ja nii kui te selle kooli ära lõpetate, diplomi kätte saate, siis te maksate selle ühe seminari päeva eest juba 100 €, et noh, et selles mõttes see on tegelikult ka preemia, et Ma võib-olla vaatan natuke seda ka niipidi, et kuna praktikant, kui alguses tuleb, me üldse ju ei tea, mis on see nagu üks asi see tase ja samamoodi see panus, et see nagu tuleb natukene aja pikku, et me ju anname, kui see oleks tasustatud, siis ma nagu näeks seda, et kui me enda tasu ju ka paneme töötundides ja meil on nagu projektid on nagu väga loogiliselt nagu hinnastatud, et siis me peaks hakkama seal tagant utsitama mingitel asjadel, mida võib-olla nagu sellel ei ole võib-olla niivõrd nagu mõtet, eriti kui ma mõtlen, et need praktikad on nii lühikest aega, et kui sul on nagu 6 nädalat, siis sa tegelikult tihtilugu mõnesse projekti alles jõuadki nagu süveneda. Et see on võib-olla, et pikemate praktikatega ma kujutan ette, et see on nagu võib-olla teistmoodi, aga võib-olla need näited, mis praegu on, sest meil on praktikant, ütleme, ongi selline, EKA-s on 6 nädalat ja siis ütleme kevadel, kui me võtame, meil on ka ütleme kuni 3 kuud, et siis on võib-olla teistmoodi, aga et see on nagu tegelikult suht lühikene aeg. No ütleme, Pallases näiteks on isegi veel lühemaid praktikaid, et on nädalane vaatluspraktika
ja siis on no, teisel kursusel on selline kuskil 3 nädalat sellist nagu tööpraktikat ja 3. kursusel on siis selline noh, circa 2 kuud. Et ütleme, eriti keeruline juhtum ongi siis see nädalane praktika, mis on vaatluspraktika nime all, aga mis on nagu liiga pikk aeg, et ainult nagu arvuti taga istuda ja vaadata, mida üks disainer joonistab, mis on nagu kohutavalt igav. Teistpidi noh, veatada koosolekutele, kus ta ei saa täpselt millestki aru, et ta ei jõua nagu süvenedagi, mis toimub. Ja teistpidi see on liiga lühike aeg, et talle midagi nagu praktilist anda kätte, et tee nüüd valmis. Et noh, ma kujutan ette, et teistes kõrgkoolides on veel mingeid erineva pikkusega neid praktika variatsioone. On just mingi kuu aega ja sellised on ka, et igaüks mingisugused, on endale mingisugused sellised nii-öelda paketid teinud, et... No see vaatluspraktika mõiste ongi väga huvitav, et praegu on ka, et tuleb ka nagu põhikoolis, sest et on uued riigikoolid ja seal nagu on pigem nagu see uus nagu lähenemine see, et sa juba nagu, mitte põhikool, vabandust, keskkool, et sul on juba saad nagu natukene aimu, et mis tööturul toimub või mis su nagu suunitlus on, et seal on vaatluspraktikad nagu, ongi vaatluspraktikad, mis on nagu lühike 1 päev on ja 4 tundi, 5 tundi, aga siuke nagu pikem nädal aega, noh, et siis sa tahad juba midagi praktilist ka teha. Me enne tänast vestlust just arutasime ka Kadrianiga, et tegelikult see gümnaasiumi nii-öelda praktika siis on tegelikult töövari. Et ja noh, see, mis meie jaoks on 1 päev 8 tundi, eks. Et keskkooli õpilase jaoks see terve 1 päev on siis tegelikult 4-5 tundi, et ta lihtsalt väsib ära. Ja no tähelepanu ei kesta nii kaua, et ta suudaks nii kaua ringi käia. See on tõesti erineb sellest, mis tüüpi tööd ta tuleb tegema, kas ta tulebki vaatama ja siis sellisel juhul ta ei osale projektis, ta ei panusta sinna ja siis ei ole loogiline ka, et ta mingisugust tasu võiks eraldi saada, aga see oleneb tõesti ka kokkuleppest, et kui see on mingisuguse järgmise projekti jaoks, mis ta ka meie juures teeb, siis selle saab ka vastavalt kokkuleppele tasustatud. Et kuna me võtame tihtipeale selliseid kohti, kus saab reaalselt panustada projekti ja aidata seda ellu viia, siis ka tasu on vastav. Teil kindlasti on ka erinevus selle nii-öelda disainipraktika ja võib-olla selle nii-öelda arenduspraktika nii-öelda sisuline pool, et arendust just väga vaatlema ei tule, et see on niisugune väike mõttetu lõik selles mõttes, et protsess iseenesest on nagu kõvasti pikem. Olgu. Aga kuidas on näiteks disainitööstus ise muutunud, et palju vastavalt sellele, et olete nagu nii-öelda kas noore disaineri profiili hakanud valima või siis kui see turg on näiteks muutunud seda, et seda nõudlust justkui nagu turu poolt tuleb rohkem, et tegelikult peaks justkui nagu rohkem võtma, et me räägime sellest disaini komponendist ju tegelikult igas selles nii-öelda valdkonnas, et see disaini komponent justkui nagu võiks sees olla, et see noorte huvi tegelikult ju võiks olla nagu kordi suurem disainiharidusele ja võib-olla siis edasi ka nagu praktikatele, et see ei pea olema just nagu disainibüroo teema seda nii-öelda praktikat anda, aga võib-olla siukest, et see disainitudeng ei pea minema otseselt disainibüroosse ju, et aga palju see nagu teie siukest nii-öelda lähteülesannet disainerile nagu muutunud on, et kas te teete selles osas midagi teistmoodi või siis pigem ei tee? Ja, pigem ma ei tea, meie pigem ei tee, meil on välja kujunenud enda mingi selline süsteem, kuidas me mingid asju teeme, kuidas me võib-olla disaini näeme ja siis jah, pigem ei ole, et ses suhtes, ma ei tea. See ongi selle enda spetsialiseerumis, et sa ei jõua kõike niikuinii teha, sa ei saa olla ekspert kõigil aladel, siis sa oled ekspert ühel alal, aga samal ajal sa alati saad ju, niikuinii pead kogu aeg juurde õppima ja ongi asi, kogu aeg muutub, kõik muutub. Et sa peadki kogu aeg nagu kursis olema, aga samal ajal sa ei jõua nagu iga asjaga kaasas käia. Tähtis on see, et sa näed seda nagu tervikpilti, sa tead, kust sa midagi saad, kui vaja on ja noh, eks selle praktikantidega on nii, et kui ta tuleb meile, siis ta saab selle meie osa, aga samal ajal näeb ta seda, kuidas me kaasame siis järgmisi partnerid, et kui sulle sa ei suuda nagu kõiki alasid ise ju selgeks endale teha, et selleks on iga asja jaoks on oma professionaal ja siis
saab nendega koostööd teha. Aga jah, võib-olla pigem ma ise näen nagu meile nagu see põhimõte, et kui noh, et kui ma ütlen nüüd panen nagu sinna praktikandi poole ennast, et noh, ise olen ju ka alustav disainer ja see on noh, meeletult raske, sul ei ole nagu ühtegi projekti, sa teed oma mingi, ma ei tea, onu mingi firmale teed mingi kehva logo, on ju, sõbra peole teed plakati ja siis noh, sealt üritad kuidagi nagu seda kuidagi minema saada, et siis see on nagu noh, ülikeeruline on seda alustada, et siis ma võib-olla mõtlen nagu meie nagu see loogika on see, et seda praktikanti julgustama nagu seda enda asja nagu tegema ja natuke julgem olema ka enda nagu võib-olla nagu valikutest, et see peaks olema põhjendatud, aga ütleme, et noh, ma näen seda, et ja ma saan täiesti aru, see on täiesti loogiline, et sa tuled, sa teed midagi, sa kardad ka nagu näidata ja kardad nagu oma mõtteid, et selles suhtes seda nagu ei tasu karta, aga noh, ma saan aru, see on selline keeruline hetk, see on nagu sama, et võõra inimesega tuttavaks saamine ongi selline noh, kompimine, tere, on ju, et selline et selle disaini praktikaga on ka nagu see, et tasub olla jah, nagu julge ja nagu lihtsalt küsida, et tegelikult midagi nagu keerulist ei ole, aga lihtsalt see nagu algus on noh, see tutvuse algus ongi keeruline. Teine asi, mis sellega haakub, on see, et muidugi julgustada ja seda ja näha ja ma ei tea, mulle tundub, et koolist sa tuled, sul on ideaalne maailm, sa teed nagu selliseid lahedaid asju, aga teine asi on maa peale tõmmata, et näha seda igapäeva elu, kus nühitakse lihtsalt täies vaikuses nagu tundide kaupa mingid pisiasju, mis ei ole üldse nagu loovad, mis lihtsalt tuleb ära teha ja et päris elu on selline, et kui sa tahad, et sul oleks leiva peale võid määrida, siis sa pead lihtsalt nühkima vahest ka täiesti aga võib-olla selle küsimuse juurde nagu algse küsimuse juurde tagasi tulles, siis kunagi oli selline, mitte kunagi, aga meil oli selline praktikaprogramm nagu Velvet Run ja ma loodan, et see ka jätkub, on ju, et see nagu selle suure pildi vaatamine või ta oli nagu mõeldudki sellise programmiga, kus olen võtnud ka mitu inimest tööle, et ta ei täida neid praktikapunkte, on ju, sellepärast, et ta on 2 nädalat intensiivset tööd meie juures, meie juhendamisel iga päev, aga seal nagu väga pikad päevad, väga intensiivne megakogemus, aga seal pigem nagu ei õpetatagi mingisuguseid teatavaid oskusid, vaid nagu räägitakse rohkem nagu disainiprotsessidest ja igasugustest tööriistadest, mis siis pannakse nagu praktikasse, et eelmine kord lihtsalt oligi niimoodi, et esimene nädal oli sul grupitöö ja anti iga päev sulle näiteks mingi 2 tööriista, mida sa siis läksid õue katsetama, on ju. Ja siis teine nädal oli siis individuaalne ja siis iga nädala lõpus on nagu presenteerimine, et see on niisugune nagu, et sinna ei pea tulema üldse nagu tudengid ega graafilised disainerid, sinna võivad tulla kokad, keevitajad, kõik, ükskõik kes võib tulla, aga me valime nagu läbi petša-kutša siis sellised ma arvan, et oli 10, ma päris täpselt ei määrata, 8-10 inimest, kes siis nagu saavad selle intensiivse programmi, aga see pigem ongi nagu see, et see on selle nagu suure pildi nägemine, et see ongi pigem niisugune nagu strateegiline disaini õpetamine, et jah, et seal võib-olla nagu ei ole seda tudengi sees, aga see ka võtab mega palju aega, selle ettevalmistus, selle läbiviimine, kõik tööajast on ju, et seda iga aasta me ei suuda teha, et võib-olla üle 2 aastaga kõik tudengid võivad ka sinna loomulikult tulla, et seal pole üldse mingit piirangut, et kui vana sa oled või kus sa õpid või ei õpi. Trinidad Wiseman'is on disainitiimid eraldi enam-vähem spetsialiseerunud, et isegi kui noor disainer tahab näha neid erinevaid tahke, kas seda disaini koodiks tegemist või just seda alguspoolt, kus teenust alles mõeldakse välja ja otsitakse neid probleeme, siis kui meile tuleb praktikant, siis tavaliselt on tal kaasas ka mentor, kes siis tema eest vastutab ja hoolitseb selle eest, et see noor disainer saaks proovida neid erinevaid asju ja käia läbi neid erinevaid kogemusi, kas tõesti veidi tehnilisemat poolt või sellist ideestamise poolt, et kõik sellised osad on kaetud justkui ja tõesti vastavalt soovile saab katsetada erinevaid oskusi ja proovida, mis meeldib, mis ei meeldi. Aga ma olen nõus, et ei pea ainult agentuuri tulema, võib-olla praktikale küll, aga või noh, tegelikult peab üldse nägema suuremat pilti, et mina väga tahaksin, et graafilised disainerid läksid hoopis avalikku sektorisse tööle, seal on väga palju, töölaud on hästi suur ees ja väga oleks vaja professionaalseid disainereid sinna. Aga käige enne meie juurest läbi. Võib-olla seal see mentordamine ongi natuke keeruline, et ta võib sinna küll minna,
tööpõld on lai, aga kuna ta ise on siuke veits veel harg ja mentorit ei ole, siis ta võibki nagu minna kuskile siukene ekslema, et ta eksleb seal oma 4 nädalat või 6 nädalat ära ja siis tegelikult ega keegi ei võida sellest võib-olla, et seal peaks olema siis see, ma ei tea, siis mingisugune, kas või mingisugune ja keegi, kellelt küsida on ju. Jah, kelle all sa nagu oled ja see peaks olema siuke kompetentne vähemalt, et üldiselt see on nagu koolipoolne otsus, et praktikajuhendaja peab olema ja praktikajuhendaja peab ka allkirjastama digitaalse lepingu selle jaoks, et ta mingi teatud perioodil ta on olemas selle inimese jaoks ja see on ka kontaktinfo. Aga näiteks Pallase kohta nii palju, et seal on, mina tean küll väga palju tudengeid, kes on käinud trükikodades praktikal, näiteks ma ei tea, Nukuteatris, erinevates ajalehtedes käinud küljendamas või väljaannetes. Et valikut on muidugi, aga ja mulle tundub ka üldiselt, nagu sa enne mainisid, et on mingeid ämbrisse astumise nende praktikantidega, et mulle tundub, et need, kes ikkagi agentuuridesse kandideerivad, et neil on see motivatsioon on ka päris tugev. Et kui nad ikkagi, see on suht mitmekülgne elu, mis agentuurides toimub ja kes on valmis selleks praktikaks, see üldiselt pingutab ka selle nimel. Võib-olla peaks isegi näiteks kuskile koolidesse tegema sellise, neil on see eraldi aine selles mõttes ju olemas ka, et see ettevalmistus, ma ei tea, praktikaks või midagi sellist, et äkki räägite seal ka, et mis nagu see praktika sisu võiks olla, et nad ei tuleks võib-olla sellisest koolikeskkonnast nagu sinna just ka nagu päris maailma, et päris maailm võib-olla nii lilleline ei ole, et me teeme kõike seal ja lihvime ja proovime ja nagu... No ma ei tea, eks kuidagi peab ikkagi vette viskama ka nagu selles suhtes, et ma mõtlen, et EKA puhul ma saan aru, et on niimoodi, et tudengitelt küsitakse, et need, kes on nagu partnerid, need agentuurid, et nad vaatavad neid erinevate agentuuride töid ja siis vaatavad, et kas on nagu, kellel on rohkem, ma ei tea, tahab veebi või nagu, mis see huvi endal oleks, et siis ma ei kujuta ette, seal peab ikkagi nagu, see on päris keeruline. Peaasi, et nagu see, et oleks vähemalt, et see, mis su enda nagu huvi on, et sa saaks agentuur tegeleks nagu nende sarnaste nagu asjadega, see on nagu Tartu vist on sama, nagu ma mäletan, et kunagi ma seal mingi Tartu kellegi selle nii-öelda selle juhendajaga rääkisin, et ma ei mäleta, mis ta täpne positsioon oli, aga lõpupassi boss. Jah, just, koll. Et mingit moodi me olime sinna kuskile listi saanud, et mingi hakkas nagu neid tudengeid neid õpilasi hästi palju tulema. Ja siis ongi, et 10, 15, 20, nüüd on meil mingisugune iga aasta tuleb, veebruarist mingisuguse märtsini tuleb mingisugune 100 kirja nagu. Ja siis esiteks sa pead kõigile vastama nagu, ja siis nagu kõik nagu vaatad läbi, vaatad portfooliod läbi, see on nagu niisugune tööle võtmise teema justkui, et siis vaatad, et nagu kas tudeng eristub millegagi, siis vaatad, et ongi, et need CV-d lähevad siia, need lähevad siia, nendega sa tegeled, vastama pead kõigile. See nagu mega siuke stress tekib endale, et mulle tundub, et hullult hea oleks, kui seal koolis oleks mingisugune siuke väike ettevalmistus nagu olemas sellest, et nagu, või et tutvu sellega natukene, et mul on tunne, et kõik õpilased ei süvene, kuhu nad nagu saadavad selle kirja, et see on siukene nii-öelda, et kandideerin 7 ametikohale kõik, mis pakuvad sõna disaini ja kõik läheb sinna, et mul on tunne, et natuke praktikaga on veits samamoodi, aga mõned kindlasti süvenevad, et on neid, et ma ei tea, mulle meeldis, et teie need tööd, et on nagu teoorias kuskil seal lehel käinud vaatamas või et on meist varem kuskilt kuulnud midagi, et neid case on nagu täiesti seinast seina. Et aga kui saaks selle kuskilt niimoodi kokkupoole tõmmata, oleks nagu ka meil, ma arvan, tunduvalt kergem. No ütleme, et see motivatsioonitase on ka küllaltki erinev, et ühe tudengi eesmärk on lihtsalt praktika tehtud saada ja eluga edasi minna ja teise tudengi eesmärk on endale potentsiaalne mingi töökoht nii-öelda soojaks istuda või kuidagi endast nagu märk maha jätta, et see väga sõltub sellest lähenemisest ja jah, üldiselt kindlasti on neid, kes nagu süvenemata saadavad mingeid asju. Ja ma tean, et Pallases otseselt nagu partneragentuure kui selliseid nagu ei ole, aga on teatud listid on olemas, kus on nii-öelda ja iga praktikaala nii-öelda lõpus siis tehakse nii-öelda osakonnaülene esitlus
kus siis igaüks räägib paar sõna oma praktikast, et noh, kui on konfidentsiaalsed tööd, siis ilmselgelt ta neid ei näita, aga ta lihtsalt räägib, et mis meeldis, mis ei meeldinud, mis kogemuse ma sain. Ja siis selle info põhjal siis tegelikult tõmmatakse seal mingeid agentuure maha, midagi pannakse juurde ja noh, kui see tudeng on teinud väga hea esitluse, siis juhtubki see, et 100 tudengit järgmine aasta saadab meili sinna. Sellega tuleb mul meelde, et mingisugused mõned aastad tagasi, kui meil ei olnud veel kodulehte, siis kirjutas keegi, kes ütles, et vaatasin kodulehelt teie töid ja tahaks teile tulla. Siis oleks aitäh kirja eest, meil ei ole kodulehte. Et tõesti, et tasub natuke ikkagi nagu vaadata, kuhu sa selle kirja saadad. Ja, ma sain kunagi sellise kirja ka, et hästi siuke siiras ja armas kiri oli, et nagu et süvenesin teie töödesse, kõik on suurepärane ja siis vaatad, et ei ole nagu nii-öelda kirja ainult sulle saatnud, vaid sinna selles kirja selles selles listis oli mingi 40 ettevõtet veel nagu. Ja siis läks sinna tõng, et või siis nagu... Siis on lihtsam vastamata jätta. Või siis vastad, et nagu väga tore, aga siis nagu seal on need teisi inimesi veel, et ilmselgelt sa tegelikult ei süvenenud, et kahjuks nii on ju. Kõige nagu süge parem on see, et paned ranitsa selga ja tuled koputad uksele ja tuled ja räägid endast, et ma arvan, et süke julge hundi rind on rasvane, on see võtti tegelikult. Aga loomulikult sa pead arvestama, et kõikidele suks ka aega ja siis nagu saadatakse sind kellegi teise juurde või lepid aja kokku. See on, ma arvan, see on väga raske seda praktika kohta leida. Et on, ma ei tea, kumb see õige on, et iseenesest EKA-l on see praktikaprogramm ja ma olen näinud selle raames ka selliseid inimesi, kelle puhul mul on tundub, et nad tulevad selle pärast, et nad peavad selle läbi tegema, sest siis on see linnuke kirjas. Ja teisest küljest jälle, kui keegi jõuabki kuidagi viisi, me jõuame näiteks, kuidas me Mariaga jõudsime ikkagi mingisuguse kontaktini ja ta käib ära, sa saad aru, et inimene päriselt tahab, kui ta ise võimleb selle pärast. Kui ta ise päriselt on otsinud, tuleb kohale, lepib kokku, me räägime ja ma saan aru, et ta tõesti tahab ja tal on põhjendus, miks ta tahab just tulla. Et siis tuleb inimene, kes teab, et ta tahab. Nii et ma ei tea, kumb see õigem on. Et kas see, et kool paketeerib EKA teeb ju veel on need siis graafiline GD, et on portfooliod, need partnerid näevad enne portfoolioid, ütlevad enda eelistused, keda nad tahaksid ja siis seal sõelutakse neid ja siis saadetakse sulle keegi. Ehk et neil on nagu see tee nagu valmis tehtud, et palun, siin on teie koht, minge. Aga üldiselt on ikka nii, et vestlusest ei ole pääsu. Et siis me saame paremini aimu, mis on need huvid tudengil ja mis meie siis saame vastu pakkuda või siis vastupidi selgub, et meil ei ole ikkagi seda ühist osa, mida siis üksteisele pakkuda ja tulebki edasi minna. Okay. Aga võib-olla tõesti selle nagu, et kui me rääkime selle kontaktist, et siis mulle isiklikult ikkagi, kui me vaatame, on see portfoolio on tegelikult see isegi, et see, mis iganes nagu, see on tore on pöördumine ka ja see on nagu oluline, aga ma mõtlen, et see portfoolio põhjal tegelikult me oleme ise nii aastaid asju teinud, et me näeme, mis on võib-olla selle inimese nagu enda huvi, mida ta tahab teha, mis tal on võib-olla hästi välja tund, kuidas ta võib-olla sobitub meie sellesse ansamblisse, et selles suhtes, me teeme ikkagi üldjoontes, kui me EKA väliselt, siis me teeme seda nagu üsna portfoolio põhjal, et ja portfoolio on tegelikult oluline. Ja see portfoolio vormistamine on võib-olla asi, millesse tasub nagu panustada, vaadata nagu mingeid asju, ma ei tea, mingid agentuure, mis sulle endal meeldivad, mingid välismaa asju, mingid inimeste, ma ei tea, kodulehekülge, kuidas mingid asju on vormistatud ja siis nagu, proovida ka nagu võimalikult võib-olla selgelt ja hästi enda asju nagu näidata. See on minu arust selline oluline asi, et. Ja ma arvan, et see on see kombo, sellepärast, et kui mul tuleb näiteks mingisugune 15 korraga, nagu 15 meili, kes kõik tahavad tulla, siis loomulikult ma kõikidega ei jõua vestelda, et siis ma pean ikkagi mingi valikud. Nii valikud puhtalt portfoolio põhjal, et kas kellega edasi suhelda. Seal on hästi oluline tegelikult see eristumine, et ma nagu nii-öelda tudengitele soovitaks seda, et äkki panustaks ka nagu selles mõttes mitte nagu ainult kooliprojekte oma portfooliosse, et tehke kas või selliseid nii-öelda fake projekte disaini mõttes, et ma tean, välismaal on hästi palju selliseid asju, et võetakse mingisugune, ma ei tea, Fanta või mingi DHL ja tehakse sellest mingisugune uus versioon, et tehke oma silmis mingeid asju paremaks natukene, kasutage mingisuguseid, ma ei tea, mock-up ja näidake, et kuidas teie mingit, ma ei tea, suunda näeksite. Et muidu on ka meil nagu hästi raske, et kui tulebki see mingi hunnik meile sisse ja siis
need on kõik koolipõhised. Sa näed kõikides, kuidas on tehtud seda ühte sama plakatit, vaata. No kui selle põhjal... Et sa tead, millised on ülesanded olnud aasta jooksul. Aga mis on ka huvitav, et kuidas keegi on midagi lahendanud. Aga neid asju annab ka, meil väga hästi annab lahendada väga lihtsalt. Ma arvan, see selgus on hästi oluline, et saaks aru võib-olla, et seal võib panna ise kirjutada mingi töö juurde. Eelkõige muidugi töö ise nagu loeb kõige rohkem, et kui see on pikk tekst ja kehv pilt, siis selles suhtes seda teksti ma ei loe, on ju. Aga selles suhtes tasub panustada. Aga vahest võib ühe pildi juurde väike selgitus nagu väga palju anda juurde. Et kui see on nagu hästi selgeks tehtud, et miks asi on nii, mis sul ülesanne, miks pärast on see nii lahendatud, mis on nagu Ja võib-olla üks selline hästi lihtne ülesanne, mida saad teha, et teed endale selle portfoolio valmis ja näitadki endale, ma ei tea, mõnele tuttavale, ma ei tea, ja võid ka näidata kas või ka endale, ma ei tea, vanemale või kellegile, et sa saad nagu erinevalt sihtgrupilt nagu ka mingit tagasid, et kas ma saan nendest asjast aru, et kui sul, ma ei tea, kujutan ette, et annad kellelegi tuttavale ja ta küsib sult midagi, siis suure tõenäosusega võib-olla me ise küsiks seda ka, et seda on ka, et seda enda portfooliot võib julgelt näidata, sest ma tean, et see on täpselt, keegi taha näidata, eriti kui sa oled alustaja, siis sa ei taha näidata enda asju, sa kardad seda tagasidet, aga tegelikult ei tasu seda karta, sest ainult nagu nende komistamiste pealt nagu edasi saabki minna, et kõige suuremad failid on parimad nagu õpetajad ikka enamasti, et aga tekst on siiski oluline, sest et sinu jaoks võib kokkuvõtte teha sinna algusesse, aga mulle palun välja kirjutada see mõttetöö, mis seal taga on, sest et see just näitab seda küpsust ja valmidust meiega koos tööd teha ja minna sinna koos. Ja mõtestamist, et mitte lihtsalt teha ilusat plakatit. Täpselt. No see on nagu meil selline auhinnatöö vormistamine. Ja tegelikult ongi. Et žürii vaatab ja ta peab aru saama, et mis see probleem oli. Ja et kui keegi, kes midagi sellest asjast ei tea, mis ülesanne oli, et kuidas tema sellest aru saab. Aga ikkagi nagu kuldmunal on ka, et žüriis oled ka, et 1000 tähemärki sellest on piisab tegelikult. Ei, loomulikult, jah. Et tuleb mõelda ka sellele, et need läbilugejad on inimesed. Mul on üks küsimus veel tegelikult siin nagu nii-öelda paneeli peale ka veel, et pärast läheme noorte peale, hakkame neid piinama natuke rohkem, et kuidas te nagu hindate lõpuks praktikanti, et kas te nagu teete kogu selle, teie vist esitlete mingisugused töid, on ju, praktika lõpus nii-öelda, et kuidas te nagu seal teete, et kuidas see nagu nende enda see peegeldus nagu lõpuks võiks toimuda, et te näete, et temal see silm on nii-öelda säranud ja siis ta saab selle mingisuguse ägeda võib-olla mingit paketi sealt kaasa võtta, et mis see nagu võiks olla. Et ma oma koha pealt ütlen jälle vahel ära, et meil on näiteks mingisugune, kunagi kasutasime mingit blogipostitusi näiteks, et kui ta on nõus nagu kirjutama meile enda nagu peegelduse, siis ta sealt saab, näitab oma töid, kirjeldab selle protsessi lahti ja siis me paneme selle näiteks oma kuskile blogisse ülesse. Ja osad jäid ka seal väga et seal ei ole ka neid sissekandeid veel väga palju selles valdkonnas, aga osad lihtsalt ei suuda. Et seal on ka nagu seinast seina neid. Aga mis te siis teete, kui teil negatiivne tagasiside on? Panete ka blogisse või? Ei pane. Ei, selles mõttes, kui see artikkel nagu tuleb, siis see on kaus, seda me nagu ei redigeeri. Selles mõttes, kui seal on nagu negatiivsed, siis on negatiivsed, jah. Aga kui sealt ei tule selles mõttes, siis ma ei saa öelda, et ma ei tea, see Toomas käis meile, siis see oli nagu nagu, et seda me jah ei tee, et kui ta ikka suudab kirjutada, siis on see nagu tema reflekteering meie tööle. Ja seal on olnud nagu teravaid asju ka. Mitte teravaid, aga selles mõttes nagu nii-öelda. Ma ei tea, võib-olla Kei oskab paremini kommenteerida, aga ma ise ei ole ühtegi nagu praktikanti nii-öelda nagu lõpus niimoodi arvustanud või lasknud tal midagi teha. Et aga nagu alguses on pigem niimoodi, et meil on selline asi nagu sisemine uudiskiri ja siis see inimene nagu kirjutab ennast nii nagu iga uus töötaja. Tegelikult me kohtleme iga praktikanti nagu uut töötajat ja kui ta nagu ära läheb, siis on nagu mingisugune lõpupidu ja nii nagu ikka on ju. et pigem ma isegi ei mäleta, et kas nad on kirjutanud nagu ka sinna uudiskirja siis lõpuks nagu mingi kokkuvõte, et kuidas oli, aga pigem ta räägib siis oma juhendajaga nagu ja on kindlasti niisugune nagu onboarding ja offboarding, nii nagu on ka nagu nii-öelda töövõtmise protsessis on ju, et pigem nagu on mingi selline formaat, et ma ei tea, kogu Velvetile ma ei ole märganud, et oleks tulnud nagu siukest tagasi, et kui ta ise tahab, siis loomulikult ta võib seda teha, all at Velvet ja läheb teele. Et jah. Tundub ka, et meil on nagu suhteliselt orgaaniline see asi, et ei ole nagu sellist plaani, et nüüd on nii ja siis praktika algab nii ja lõpeb nii ja totta. Et pigem on, kuna meid on umbes 40 inimest Velvetis
siis tahes-tahtmata see praktikant ei jõua nagu kõigi inimesteni, eriti nüüd, kus paljud töötavad kodudes ja ei satugi kõigiga kokku. Aga üldiselt selline nii-öelda praktika lõpus mingisugune, see on natuke isegi selline omaalgatuslik presentatsioon, kus see praktikant siis näitab, mis ta siis tegi terve see, ma ei tea, 2 kuud või 3 kuud või mis iganes. Et tegelikult see on huvitav kuulata ka mitte siis ainult tema tiimisiseselt, aga Velveti üleselt, et inimesed, kes ei ole temaga kokku puutunud, näevad, et päris äge on ju. Ja saavad nagu kontakti astuda ja lävida, et see on nagu mingisugune lisamõõde ja teine asi on muidugi meie töös esitlusoskus on paratamatult väga-väga oluline oskus, ehk et kuidas ta siis võtab kokku selle asja ja tegelikult selle esitluse vältel me ootame ka seda tagasisidet. Ja praegu on selline huvitav aeg ka, et nagu Kei ütles, et meil on selline 40+ on ja mitte hea mõttes, aga inimeste mõttes seda ka, aga et praegu on see huvitav aeg, et meil ei ole nagu niimoodi, et sa pead olema 100% kohal, et meil on pooled inimesed tegelikult on kodukontoris, pooled on kontoris ja veel 10 inimest on Tartu kontoris, on ju. Et meil on tihtipeale niimoodi, et Velvetis töötav inimene tuleb tööle ja siis ega ta ei teagi, et kas see on nagu uus töötaja või praktikant või on üks uus nägu, ütleb tere, võib-olla on hoopis klient, on ju. et jah, see on praegu selline hästi huvitav aeg, kus on sul võimalik kasutada kodukontorit, kui sa tahad, sul on süveneda vaja või nagu osadel inimestel ongi näiteks arendajad, ei suuda avatud kontoris töötada, et nemad on pigem siis kodukontoris. Et jah, siis et sellepärast ka on see, et kõik inimesed on meil ühesõnaga, et kui sa oled praktikant, siis sa oled juba Velvetis nii-öelda. Meil vist, või meil on jällegi ikka jutuajamine, aga siis, kui see inimene nagu lõpetama hakkab, siis on ta juba oma inimene, siis ei ole enam nii ametlik, siis võib lihtsalt mööda minnes ja tööd kõrvalt küsida, et kuidas tunne on, mida sa õppinud oled, just see, et järgmiseks korraks teada, mida teistmoodi teha, mida paremini ja et mis ta sai. Ja EKAs on ju niikuinii on see kokkuvõtte tehakse, et siis seda saab ju jälgida siis graafilises, et sa võid kohal peale minna, sa võid netist vaadata, et siis sa näed, mida teised on teinud, kes mujal käisid ja see on täitsa huvitav. Ja võib-olla ka see, et me oleme ka vahepeal teinud lihtsalt niimoodi, et selle perioodi vahepeal, et kuidas siis on, kuidas tundunud on, et kui on esimene kogemus ja kuidagi lihtsalt olla nagu toeks, ma arvan, et see on nagu see põhiline ja meil on ka kuidagi lõpp on selline orgaaniline, kuigi me teeme ka ikkagi lõpus käime korra, teeme väikse peo ka ikka. See on sama, see oleneb inimesest. Ja seda küll. Aga ütleme korra ikka on tore, et saab natuke rääkida töövälist juttu nagu lihtsalt, et see on selline mõistlik ikkagi, kui sa oled kellegiga 2-3 kuud on sul laua kõrval lauaski istub, siis on ju tore ikkagi, et kui nüüd läheb kooli tagasi, et siis oli seda, jah, täpselt orgaaniline selline. Okay. Nii. Ja võib-olla see ka, et kui sa oled ikkagi, nagu meil praegu tuli Kopenhaagenist üks tore praktikant ka, et kuna meil on see tiimide loogika, siis mina olen nagu brändingu tiimi ja graafilise disaini ja nagu tiimi juht, siis meil samamoodi nagu mul on üks-ühed nagu üle nädala oma tiimi liikmetega on mul üks siis selle praktikandiga, et ta ei ole kuidagi teistmoodi, et mul on kogu aeg see info tegelikult olemas, et ta ei ole küll nagu nii minu projektitiimis, aga mul on nii-öelda see, mulle võib-olla on lihtsam ka nagu asju öelda, kui ei ole hästi või Ja võib-olla julgustades tudengitele, et üldjoontes ikkagi on see, et kui teid ikkagi praktikale võetaks, siis inimesed tegelikult nagu hoolivad päris palju, et tahavad, et teid nagu aidata, kuidas iganes nagu võimalik, mõistlikkuse piires, et selles suhtes tasub proovida praktikat, et see on tegelikult mõlemale poolele arendav. Ja ei või iial teada, millal te osutute nii ägedaks, et võetaksegi teid päriselt endale tööle pärast. Vinge, väga vinge. Kõigepealt, enne kui me lähme siia nagu sealtpoolt küsimuste peale, et kas teil on endal tekkinud vahepeal küsimusi, et mida nagu saaks siit paneeli käest küsida? Et siin ma näen mega suurt kätemeest praegu. Hei, julgemalt, aga siin... Mul ei ole küsimusi, aga mul mingi selgitus.
eraldi, et ma Pillerin ikkagi kolmas aasta ja ma olen käisin praktikal VV stuudios, aga ma tahtsin seda öelda, et meil on tegelikult see, et jah, et meil osakond teeb nagu meie eest nii-öelda otsused ära või nagu kontaktid ja asjad loob, aga samal ajal meil tegelikult kõigil on see range kohustus, et meil kõigil on formaadid või nagu portfoolio formaadid täpselt samasugused, kõik alustaks nagu samast kohast, vaata, et keegi ei hakka panema mingi ekstra rõhku siis või enda oma pärale või asjale, et kõik oleks ikkagi nagu samal, ma ei tea, tasemel, siis ongi need erisus paistvad välja. Ja mis osakonnas veel on, mis ma kuulsin, et ütlesite, et me saame ise rääkida või öelda, kes meid huvitab, aga tegelikult seda ei ole nagu. Meie teame lihtsalt, kes see list on ja siis me ise teeme need portfooliod ja siis teie valite vaata ja siis nagu osakond ise kontoris ilmselt nad ise mõtled umbes, kes võiks sobida iseloomu poolest ja tööde poolest vaata sinna ja siis kuidagi läheb. Aga meile võib öelda ikkagi, mis teid rohkem huvitab salaja kasvõi. Ja, aga kuigi sellega ma olen nõus jah, et see valik ikkagi vist on niimoodi, et sealt ega meie oleme ka vaatame portfooliod, me peame ütlema oma, ma ei tea, tehke 3 valikus 3 nime on ju, sa teed nimed ja siis nagu teil tuleb tema. On ju, et siis mina olen enamasti, ma küll, kui peab valima, siis midagi valin, aga et tegelikult ei ole vahet. Või tulla, mina olen nõus võtma iga ühe, lihtsalt igast ühest ta annab ju ikka midagi. Kuidagi viisi vormida või siis midagi õpetada. See on väga huvitav, sest Pallases on selles mõttes täpselt vastupidi, et nagu külm vesi kaela, et kõik te ise saada meilid, ise otsi uju või upu põhimõtteliselt. Aga samas ma rääkisin ka osakonna juhatajaga sellest, et nagu tegelikult meil üks kursavend otsiski see aasta ise endal agentuuri, et kui sa tahad ja oled piisavalt hakkas, võid ise ka teha või nagu, et osakond ei ole sellele vastu, aga lihtsalt, et meil on õnneks see võimalus olemas, et meil on mingi kompott nagu neid agentuure ja disainistuudiod, kes on nõus võtma, vaata meid, aga me saame ise ka otsida küll. See ongi, ma arvan, osakonnid täiesti erinev, sest et minul digitoote disainerina ei olnud üldse sellist asja nagu graafilise disaini osakonnal. Et ma ka täiesti ise otsisin ja läbi tutvustööd leidsin Kärdi ja ilmselt. Ja näed, nagu ma enne ütlesin, et see, et inimene ise nagu panustab, siis sa tead, et ta tegelikult, kui me kokku saime enne, ma just oli see graafiline ära olnud ja tegelikult see ikkagi on mingi kohustus ja see võtab sult mingi jõu ja asja ja kõik, siis ma olin suhteliselt nagu selline, et ma ei tea, aga ma vaatasin portfoolio läbi ja mõtlesin, et tegelikult see oli paar asja, mis huvitav. Olgu, saame kokku, vaatame ja siis ja oligi kõik, et me saime kokku, ma sain aru, et jah, et inimene päriselt tahab ja tal on ka põhjendus, miks pärast ta ei lähe digitoodet, vaid ta tuleb, vaatab, mida meie teeme, mis on veidi teistmoodi. Kas, jah? Ja, mul oleks ka üks küsimus. Mina olen Marit ja töötan tegelikult Telias teenuse disainerina ja kuna ma seda eriala olen õppinud ka, et siis tahtsin uurida seda, et kas teenuse disaini praktikat ka pakute, et sellest ei ole siin mõni jutt olnud, et ma tean, et Trinitatis ja Velvetis vähemalt kindlasti on olemas tiim. Ja me oleme ka teenuse disainereid võtnud, sest meil on väga tihti selliseid projekte, kus me tõesti algusjärgus seda teenust välja töötame või muudame ja seal kaasas käia ja õppida on pakutud võimalust ka. Tegelikult meil teenuse disaini tiimijuht Sofia tuli sellest Velvet Runist, on ju, et ja ise arenes sellisesse kõrgustesse, on ju. Aga meil ei ole olnud teenuse disaini praktikante, vähemalt mina ei tea, et oleks. Aga see on ka väga nagu selline ütleme niimoodi, et nagu uus selline asi, et võib-olla jah, et pigem nagu on nad olnud oodatud just sinna Velvet Runni, et seal on rohkem nagu teenuse disaini ja strateegilise disaini nagu ülesandeid, et jah. Ma ütleks, et minu puhul ma olen täiesti kindel, et nii mõnigi praktikant on märkamata jäänud, sest neid tõesti võetakse kui omasid ja ise projektides sees olles ja kui ei ole endal praktikanti parasjagu kõrval ka, siis tundubki, et ongi oma inimene ja käibki seal projekti tegemas ja võib-olla meil on olnud rohkem või vähem, ega täpselt ei tea. Okay. Kas, jaa? Praktikat on võimalik teha ka kaugtöö vormis kodukontoris praktikandil?
ma ütleks, et Velvetis ei ole. Sellepärast, et sa ikkagi pead olema seal tiimiliige, sa pead nagu tunnetama seda ja tegelikult nagu see igapäevane suhtlemine, et sul ikkagi okei, me oleme kõik nagu mingi Slackis ja ma ei tea, Zoomis ja Teamsis ja kõik, aga võib-olla on nagu niimoodi, et sa saad tuttavaks ja siis mingid ülesandeid teed kodukontoris, aga nagu tervet asja teha kodukontoris, ma ei kujuta ette seda, tegelikult see on hästi inimeste business, see on hästi usalduse business, see on selline nagu ühesõnaga, et seal on vaja sihukest inimlikku touchi, olemasolemist ja tegelikult seda igapäeva elu nägemist nagu, et sa saad ise rohkem ja teine asi on see, et nagu näiteks, et sa ei suhtle ainult oma tiimiga, meil on väga palju disainerid veel, et kui sa oledki nagu selline, et sa võib-olla täpselt ei tea, et mis su suund on, siis tegelikult rääkides võib-olla seal hoopis UX-i ja UI-ga, et sulle endal nagu see nagu amploa on palju laiem on, et võib-olla sa leiad endale mingi lahedama huvi või veel mida juurde õppida. Et selles mõttes ma arvan, et mina isiklikult küll ei usu, et see nagu ainult nagu saab olla kaugpraktika. Mina arvan ka, et siis poolest ilma ja teine asi seda juhendada on väga-väga raske. Just alguses, ma kujutan ette, kui keegi on mingi spetsiifiline mingi töö, siis ma ei tea, ongi mingi küljendus, illustratsioon, mis iganes, aga see on juba midagi muud. See on iseseisev töö. Jah, see on ikkagi töö, et kes teab, mis ülesannet inimene võtab vastutuse, aga ütleme, meil ongi siin, minu arust praktikale ka päris palju ikkagi ongi see, et näidatagi, et mis see nagu vastutus on, kliendiga suhtluses kaasata ja need ülesanded, et see on, ma ka ei näe seda, vähemalt sellises praktika vormis see tundub üsna keeruline. See on keeruline ja teine see tõesti, et siis poolest teed ilma. Ja mõlemad pidi on keeruline. See ikkagi jube tähtis. Ideede mõtlemine on ju, siin on olnud need mõned aastad, et seda on ikkagi ühes samas ruumis on ideid põrgatada oluliselt lihtsam ja palju rohkem. On nii palju asju, mida sa loed välja teise mingist, ma ei tea, miimikast, liigutustest, ütlemata jäänud sõnadest ja seda ekraani vahendusel ei ole. Ja kui sul see ekraan on juba ees, ega ma ei tea täpselt, mis sa seal teed. Aga kui arvutid on kinni, üks on ruum, siis sa tead, et sa oled keskendunud selle teemale. Ja see on ka töö iseloomust tulenev, et meie töö on inimestega suhtlemine ja kui sa ei ole inimestega koos ühes ruumis juba töö iseloomutu, siis jääbki see töö osa ka oluliselt puudu. See on nii muutuv, et siin on pidevalt mingit väikestest asjadest on nagu, sa lihtsalt läks juba närvi selle peale, et sa ootad mingit infot kellegi, et kuigi sa oleks oma tiimis nagu info on nagu tegelikult kohene. Me koroona ajal ise korra proovisime, et kuna nii-öelda oli kinni ja oli justkui nagu vaja teha, aga see läks rohkem selliseks logistikaprojektiks tegelikult, et õnneks oli see, et kohtuda nagu nii ei saanud, siis oligi nagu sunnitud rohkem midagi nagu tegema, aga kogu see mingite aegade kokkuajamine, siis niisugune see praktikale jäi nagu väga vähe rõhku kogu selle juures, et lisaks sa ei saa, samamoodi ei saa aru nendest miimikatest, siis saad nagu selle töö ja siis ongi, et see nagu, see on lihtsalt nagu see üks mingi lõiku, et siis sa pead hakkama seda nagu ise mõtestama ja siis hakkad jälle põrgatama seda, et see nagu ei ole päris siuke see ainult selle nii-öelda visuaalse pealt, et sa pead nagu nii-öelda natuke nägema seda protsessi ka, et hästi keeruline on jah seda nagu nii-öelda. Et lõpuks saab ju kui väga vaja, aga see ei ole see. Ei selles suhtes ma kujutan ette, et kui on ju, et ongi tegelikult on tubli inimesega, disaineriga on tegu ja mingi teatud ülesanne, mis nõuabki niimoodi, et mingit katsetamist mingi hetk, siis ega selles suhtes ei ole tähtis seal laua taga olla, tähtis on nagu selle ülesandega tegeleda, et see ei ole nagu mingi küsimus, kui seal, et mingid asju annab kodust teha küll, aga niimoodi, et see praktika algus ja see üksteisest arusaamine, ülesannete arusaamine, see ikkagi on kõik ikkagi käib koos. Tihtipeale on see, et sul on nagu see, et sul on inimene seal, sa saad kohe küsida, ongi see, et sa ei pea ootama mingi võib-olla nagu, ma ei tea, kirjutamisel on ka, et kuidas keegi seda võtab ja kuidas keegi see loeb ja millal on ju, et see kõik nagu tekitab rohkem nagu segadust kui selgust ja siuke kunagi ei tea ju, et millises tujus keegi on ja nii edasi on ju, et kui ta on ikka seal koha peal, siis sa näed ära, et kas ma nagu segan teda või ei sega sel hetkel ja kas ta on avatud minuga suhtlema või mitte on ju, et jah. Tere, et te räägite tudengitest, et ilmselt kandakse tudengi siis mõeldakse siis 20. alguses oled noor, et kas teie vaatevälja mahuvad ka 30-ndatest, 40-ndatest, 50-ndatest inimesed, kes on näiteks tegemas karjääripööret
kes ei õpi EKA-s ja nagu hakkavad seda disaineri teed, alustavad tegelikult samal pulgal nagu siis. Muidugi, ikkagi huvi ja kui endal on nagu huvi tõesti seda nagu, ma ei näe, absoluutselt see on ikkagi inimesest kinni kindlasti, et nagu, kui on endal huvi, siis ma ei kindlasti see ei ole üldse kuidagi vanusega seotud, ma ütleks, et see on ikkagi puhtalt selline graafik, ma ei tea, kui me kes vähegi disaini huviline on, siis see nagu ütleme nii, et see nagu kirg seal sees on nagu selline, et sa oled uudishimuriks, sa tahad asju lahendada, õppida ja sa oled iseseisvalt õppida, et siis ma nagu selles suhtes, et kindlasti ei ole see kuidagi, et julgustan, et ikka kindlasti tasub proovida, et see ei ole üldse küsimus, et pigem ma arvan, et ma ise mõtlen, et seal võib olla isegi see nagu võib-olla eelis, et kui ma näen nagu, et osadel tudengitel näiteks, mis on huvitav, mis on praktikas välja tulnud, et need, kes on kohati andekamad, on tihtilugu natuke laisemad. Ehk siis, et sa tead lihtsalt mingid võtteid, sa oskad nagu teha, et sa üks valid fondi, valid endal lihtsamini, kui teine peab kõik läbi proovima, et see on nagu erinevad inimesed, mis nende huvi on, et selles suhtes kindlasti on võimalik nagu sellise töö ja nagu kirega saada seda tööd tegema, et ma kindlasti ei ole see, ma arvan. Võib-olla natuke nii-öelda vanem inimene mõistab seda töökultuuri ka paremini. Et ta on juba selles nii-öelda paadis justkui nagu olnud, võib-olla teises valdkonnas, aga ta nagu teab, milline see töökultuur juba justkui nagu on, et hästi palju on ka sellised nii-öelda neid noori, kes võib-olla nagu väga ei taju seda esialgu kohe, et kui ta tuleb sinna nii-öelda. Ma ka ise ka, nagu mõtlen, kui ma alustasin tööd, siis samamoodi, et ma olin ka reklaamiagentuuris kunagi, tagantjärele olen mõtlenud ka, et seal oleks võinud panustada hoopis teistmoodi, et selles suhtes, et see tulebki ainult kogemusega, kindlasti. Et jaa, kindlasti. Jah, kinnitan ka omast kogemusest, et on ka pensionieelikuid võetud tööle ja nad on suurepärased ja teevad oma tööd väga hästi ja see nende elukogemus ongi just miski, mis on sellele ametikohale väärtust juurde toonud ja nad oskavad võib-olla rohkem erinevatele detailidele rõhku panna. Siis mul oleks küsimus rohkem ongi, et kes võib-olla tulevad nii-öelda töösooviga, et kes on võib-olla praktika läbi teinud, et kuidas nagu aitas see praktika teid, et kas teil on mingisuguseid lahedaid lugusid äkki rääkida meile, et mis oli nagu hästi, mis oli nagu halvasti, kus te tundsite võib-olla, et oleks võib-olla see nii-öelda see praktika koht saanud midagi teistmoodi teha, võib-olla ka mis teie oleksite saanud teistmoodi teha, et äkki sellist nii-öelda ausalt peegeldust teie poolt ka, et kui on mingisuguseid mõnusaid seike, võivad ka teravad segad olla, et võime rääkida nendest ka. Ma ei tea, kas mul on mingi mõnusaid seike või teravaid seike, aga mõtlen seda, et tänu praktikale ma kindlasti muutsin enesekindlamaks ja kuidagi hakkasin endast rohkem uskuma ja nagu mulle meeldis, kuidas mu need juhendajad siis suunasid mind ja tänu selle praktikale ma sain ka õppida, kuidas nagu näitus kujundada ja nad usaldasid mulle mingit suuremat projekti ka, mida nemad tegid samal ajal, et nii tore oli näha neid telgitaguseid ka ja näiteks ma sain käia kuskil koosolekutel ja siis ka nagu küsiti ka minu arvamust või nagu oli tore oli ka enda poolt panus anda ja reaalselt, et minu arvamus nagu oli oluline ka, et ja selles mõttes praktika oli ülikasulik. Ja ma ka saan öelda, et ma olen ka EKA-st 3. kursus graafiline disain ja ma just nagu pool aastat tagasi tegin praktikat Martini juures Ruum 414 ja see oli nagu nii kena ja nii vahva, et ma sain nagu just seda toetust, mis mul vist nagu oli vaja ja ma sain päris tugevad nagu tagasisidet ja ka väikse nagu kingituse lõpuks ka sain. Asus käia. Ja pidu oli ja kõik, et selles mõttes nagu mulle täiega vedas ja me isegi nagu rakendasime nagu paar projekti koos, et see ka nagu väga meeldis, et see oli just nagu mingi päris projekt, aga ikka mul oli valik teha mingit nagu enda projekti ka, et see oli väga kena. Aitäh! Väga tubli. Küsija. Sealt tagamast. Küsimus nurga tagant Maarja Kunstiakadeemiast. Teie tudengid võivad teile praktikale tulla ja teevad portfooliot. Te mainisite, et see on see kõige tähtsam asi, mida te vaatate, mille põhjal te
korraga, et kolm viga, mis tihtipeale, mis portfoolios korduvad või siis teisalt jagage mingit portfooliot, mis teile on meelde jäänud ja millega see portfoolio siis silma paistis. Kordan küsimuse üle ka, et mis võiksid olla need nii-öelda head ja halvad tavad, et kuidas siis seda portfooliot nagu võiks teha ja milliseid aspekte äkki siis nagu silmas pidada, et mida siis nii-öelda meie justkui nagu hindama peaks, et siis nii-öelda see õpilane saaks siis nii-öelda justkui nagu parandada ennast või eristuda. Minu jaoks see on isikliku maitse küsimus, et ei tohi üle kujundada. Et mulle meeldib, kui tööd räägivad enda eest, ei tohi liiga, nagu pole mõtet korrata asja, mis on korra juba öeldud, ei tohi üle kujundada ja tegelikult on oluline ikkagi see, et ma näeks, kuidas inimene mõtleb. Et ikkagi mingisugune, kui ta midagi kirjutab, et see kirjutatud asi oleks nii, et ma saan aru, miks ta seda kirjutas ja et see aitab mul seda, mida ma näen, paremini mõista. Ja mul on ka see, et täpselt see, et ei ole vaja üle kujundada, samast võiks olla nagu siuke nagu, mingi isikupära on, aga ma arvan, et see tuleb kõikidel on juba fondi valikust või mis iganes on ju. Et aga kõiki töid ei ole ka mõtet panna, et mul on tulnud ka sellised, kus on nagu graafiline disain, aga samas on hästi palju skulptuuri, siis on maali, et seda ma nagu ei oska hinnata, et kõike ei ole vaja panna, et ma ja siis on ka see, et on mul olnud üks selline juhus küll, et tuli nagu Velveti brändingus, et seda ärge ka tehke kindlasti. Et juba varastada siis põhimõtteliselt, jah. Minul on see portfooliode vaatamine selles mõttes natuke sassis, kuna ma vaatan neid sisseastujate portfoolioid igal aastal. Ja ütleme, praktikantide portfoolioid ma näen vähem, et see taseme erinevus on kindlasti olemas, et ühed on need, kes ei ole veel õppinud ja teised on õppimaas. Aga mis nagu portfooliode puhul tegelikult laias laastus, ma ütleks ka nagu see üks oluline tendents on, et kõike pole mõtet sinna sisse panna, et 100 lehekülge portfooliot on ülearu paks ja siis tekib kohe juba küsimus, et okei, miks on nii palju vahtu on. Miks ta juba tööl ei ole? Või see, eks ole, et see on just, et nagu mingi teatava kriitilise meelega ise ka üle vaadata ja tõesti see, et see oleks ikkagi nagu eriala spetsiifiline, et ei ole mõtet sinna, ma ei tea, ise tehtud tabureti pilte panna põhimõtteliselt. Täitsa nõus, et tuleb arvestada selle sihtrühmaga, et kellele seda portfooliot hakatakse näitama, et kas see on mingi suurfirmade värbajad või mingi väikeettevõtte, kelle juurde tahetakse saada, et kes on see, keda te kõnetate oma portfoolioga. Ja teine asi, mida sinna sisse panna, on, mis te sinna sisse panete, on tõenäoliselt see töö, mida te tahaksite veel teha, et mille üle te uhke olete. Ja muidugi kõik see kirjeldav pool sinna juurde, et kui panetegi kõik asjad sisse, siis meie ilmselt ei saa teile kõiki neid huvipakkuvaid asju panna, ise disainitud toole ja tuulelohesid, et arvestada siis selle sihtrühmaga, kes seda portfooliot näeb. Ja ta võiks olla selge selles suhtes, et sul on nagu pilt, see on tekstil võiks olla see asukoht niimoodi, et ma ei pea igal lehel ei pea see ring hüppama, et selles suhtes, et ma süvenen, loen ära, ma vaatan pilti, ma lähen edasi, et selles suhtes, et selline loomulikult isikuära võib panna juurde, aga lihtsalt, et see põhiline on see, et me tahame näha, mis te olete teinud, miks te olete teinud ja sellest tegelikult tuleb see asi välja. Ja mõelge, mis on nagu huvitav ka, kui teil on mingi asi, näiteks ma ise näen, et kui on mingi inimesel mingi enda huvi, ma ei tea, keegi on nagu motohuviline või keegi küljendab raamatuid, midagi, et siis seda võib natuke isikupära võib natuke rohkem nagu sinna panna ka. Aga mitte väga palju jah, aga lihtsalt, et seal on nagu, sa saad aru, et mingi inimesel on mingi asja vastu mingi enda kirjandus või mingi selline, et ta ei pea olema see motivatsioonikiri nagu see. Isikupära tuleb ju töödest juba. Sa saadki aru, inimestel on nii erinevad käekirjad ja lõppude lõpuks on see, et selle portfoolio te teete ju oma tööde pealt ja kui te olete teinud häid töid, siis teil ongi hea portfooliot. No ütleme, et ega see portfoolio ei pea ka olema nagu 100% tõsine, et tegelikult selle vimka sa saad sinna ka mingi huvitavama tekstiga
juurde panna, et aga võib-olla üks asi, mida see nagu Kärt hästi ütles, et ei tasu üle kujundada, siis selle tekstiga ei tasu selles suhtes üle panna, et sellist nagu vahtu ei suuda nagu lugeda, et sa ei pea tööd ägedamaks tegema, kui sa räägid, mis see töö on ja kui ta on äge, siis ta räägibki iseendast, et see on nagu võib-olla selline. No, ma võtan siit kohe selle üle, et selles mõttes, et ei ole vaja mulle öelda, et mingi töö on, tekitab sellist emotsiooni, on see, mina vaatan ja minul on omad emotsioonid, et seda pole vaja kirjeldada, aga on vaja kirjeldada seda protsessi, mis seal taga on. Et miks pärast on see lahendus selline, et mis ülesanne oli, mida pidi nagu arvesse mõõtma, mida te ette, noh, et saaks aru, kuidas te mõtlete, kuidas te kogute oma info, mille pealt te otsuseid teete, kus te nagu, noh, et mis see analüüs seal taga on, et miks pärast te just selle asjaga tulete, et miks see lõpuks niuke välja näeb? Mul on endal tegelikult 2 punkti ka, et üks on see isikupära, mis võib-olla tuleb välja sellise, et ka selle büroo või selle nii-öelda praktikakoha valikul, et ma teen selle valiku vastavalt sellele, milline on see minu isikupära, et ma hiljaaegu sain ühe mingisuguse motomehe, mingisuguse portfoolio, et nagu siuke hästi siukene karvane ja must ja kõik siukene nagu, et ma nagu väga toredat tööd, aga ma nagu ei oska nagu nii-öelda oma vaatevinklisse või ühegi tööga nagu seda kuskil nagu, et kui ma näitan tal oma töid, siis mis tema sellest saab või mis mina tema töödest saan, et justkui see käekirja erinevus on nii suur ja siis me tegelikult ju oleme justkui natuke ka teistest maailmadest justkui, et võib-olla siis leiaks natukene omale sellise sobivama büroo või selles mõttes selle praktika koha, kust ma saan oma seda nii-öelda oma isikupära rohkem rakendada. Et võib-olla ka see oleks nagu üks variant, et kui te nagu saadate neid portfooliot, siis tehke need valikud, et süvenege natukene. Ja teine asi, mis tegelikult mind hullult häirib, on see, et alati tuleb portfoolioga kaasa ka näiteks CV, mis on väga tore ja vahva, siukene värske touch inimesele, aga seal on alati mingisugused, ma ei tea, Photoshop 100% ja Illustrator 98%. Sa mõtled skaalasid? Ja või mingi pie chart on tehtud see. No need ei kehti ju mitte kunagi. Ma ei tea ühtegi inimest, kellel oleks Photoshop 100%. Seda ei ole olemas nagu. See tekib üldse küsimus, mida see skaala nagu tähistab? Mis sa 100%? Never gonna happen. Kellelgi oli kunagi see Excel 100% nagu. No ei ole. Sa ei oska seda kindlasti hinnata pärast. Võib-olla ongi. Selline ekspert on sul. No just nagu, et nagu vaadake, mida te sinna nagu panete ka, et kõik asjad tõesti ei ole nagu vajalikud, nagu juba öeldi. Et vaadake ise nagu kriitilise pilguga, et see CV ja portfoolio peaks andma teist ju selle esmase ja kõige parema pildi, mis tegelikult nagu on, aga ausa. Jah, just. Et see on nagu tegelikult nagu tööle kandideerimine tegelikult, et sa lähed sinna ja siis ongi need hunnik on siin ja siis tegelikult nagu ka selle pealt tegelikult me vaatame ju. Ja mis nagu meid kõnetab ja kui te tööle kandideerite, siis on täpselt sama lugu, et te teete selle valiku, te teete selle ettevõtte valiku, kuhu te tahate minna. Ega sealt nagu protsessiliselt midagi teistmoodi väga ei ole. Te tahate olla selle ettevõtte osa. Teha sarnaseid töid, ütleme, ja lahendada sarnaseid nagu küsimusi, et siis see on nagu... Just. Aga lohutuseks võin öelda, ka õigeid ja vastuseid 100% õigeid ja valasid vastuseid ei ole, nii et peate ise tunnetama. Üks asi, millest me veel pole rääkinud, et vahest on ta oluline ka aeg. Ma saan aru, et ei saa ise valida, te peate minema, aga just täpselt see, et kui mulle tuleb mingi küsimine nii, et see on poole aasta pärast ja kui ma ei tea, mis mul selleks hetkeks on, et me veel mõtleme ka selle peale, et millised tööd meil selleks hetkeks sees on, milles me saame inimest kaasata. Et siis ma jõuan vahepeal juba ära unustada või või siis teine variant, et see ei ole nüüd alati nii, aga kui mul on, ma tean, et mul septembris tuleb EKA-st enamasti, siis ma ei saa samal ajal mõnda teist võtta. Vahest on need ajalised küsimused ka, et vahest isegi võib mõnikord korrata nagu, et pool aastat ette pole mõtet vist küsida. Vähemalt minu puhul. Aga umbes nii hakkab neid tulema vaikselt, et see on ka siis see, et kuna nii-öelda või millal just kui tudengitele neid seda nii-öelda kellukast tilistatakse, et nüüd oleks aeg ja siis tehakse see esimene meililisti siuke laviin ära nagu, et siis hakkavad vaikselt tulema nagu, et kes tahab nagu rohkem suhelda, kes mitte nagu. Minu hinnangul just nagu tudengi seisukohalt, mida varem, seda parem. Et kui sa, ütleme, oled ka teisest linnast, sa ei ole näiteks, ütlemegi, et Tartust, siis hakkad endale otsima praktika kohta, sul on vaja elamine leida selleks ajaks ja see ongi hea, kui sa tead nagu 3-4 kuud ette.
ja vahepeal kehtib see reegel, et kes ees, see mees. Et selles mõttes minu taktika oli see, et ma saatsin juba märtsis oma taotluse välja ja ma sain käisin kohtumas, värki-särki, sain jah-sõna ja siis, aga see tähendas seda, et teisi praktikante ei saa enam võtta selleks ajaks, aga ma teadsin, et mu kursusel on veel 12 inimest, kes hakkavad otsima. Aga mul oli nagu, jumal tänatud, mul on see mure lahendatud, ma saan nüüd rahulikult magada ja nüüd ma tegelen nende muude olme muredega edasi. See vist hästi palju oleneb büroost ka, et kuidas see nagu ette planeerida, et mõnes mõttes on hea ette planeerida, võib-olla nagu annabki mingit projekte rohkem sobitada. See mina ma ütlen, meil näiteks on see ikkagi on ka samamoodi nagu tööde põhjal, näiteks ma tean, projekt siin oleks nagu täpselt jube hea on kaasata, siin on nagu huvitav, annab mingid väikseid ülesandeid, suuremaid asju ja nagu, et ma olen ja tegelikult tudengitega koos on väga lahe asju teha, sest ma näen nagu, kuidas te mõtlete, mis teid käima tõmbab, mis praegu üldse võibolla graafilise disaini, ma mõtlen enda teeme graafilist disaini on ju, et mis selles nagu, mis toimub, mis inimesi käima tõmbab, et see on minu arust nagu väga lahe. Või üldiselt, mis noortel üldse nagu mingi käima tõmbab, et see ei pruugi olla nagu graafiline, aga üldse, mis teie maailmas toimub, et see on meile väga huvitav. Et seda saab alati ju kuidagi oma töös ära kasutada, et kas siis kuidagi seda graafilisse keelde panna või? No, see on ka praktikandi suhtes aus, et sa oled valmis teda vastu võtma ja talle pakkuma seda huvitavat ja inspireerivat tööd, et sa ei võta teda lihtsalt võtmise pärast. Aga ma pean Kärdiga nõustuma, et ma ei tea ju täpselt nagu pool aastat ette, mis seal ees on ja. Ja seal on alati see ka, et nagu mingisugune ajaline ja ongi, et mis projekt sobib, mis võib-olla ei sobi, et kui on väga ajakriitiline, siis me jällegi ei saa, et kuigi tavaliselt brändingu protsessid on siuke 3 kuud, aga ikkagi, et mis hetkel ja ma ütlen, et seal on väga palju nüansse, et jah, et nagu et mõtle, kui ma pean ära ütlema mingisugune, ma ei tea, poole aasta pärast, kui sa nüüd tuled ja siis ma vaatan, et issand, mul ei ole ühtegi sellist asja, mis sobib. No sa pead ju valmistuma, sul peab olema, ikkagi sa pead teadma enam-vähem, millised projektid nagu võivad selleks ajaks olla, sa pead mõtlema, et sul on see töökoht, see laud, kus taga istuda, kõik ikkagi, see ei ole niisama kõik asjad, ja neid igasugust liikumisi asju on kogu aeg, et jah, 3 kuud ette ma võib-olla tean, mis mul 3 kuu pärast, milline nagu, kuhu ma saan kaasata inimest. Või siis teine asi, et ei ole liiga kiire, sest siis ka ei saa võtta, sest kui sa tead, et sul kellelgi ei ole aega, siis ei ole sellel asjal ka ju pointi. Ja kui on liiga aeglane, pole ka mõtet tulla tavaliselt juulis me puhkame aktiivselt kõik on ja aga siis te puhkate ka on. See ongi tegelikult hästi mõnes mõttes on hästi magus aeg, et justkui nagu tahaks nagu tudengitega tegeleda, samas ongi see, kui endal on ka laadimisaeg tegelikult, et siis neil hakkab sügise lõppetöö ja siis hakkab meil see kiiraeg just, et me ei saa jälle nagu võtta jälle, et hästi keeruline on seda ka nagu planeerida, et ma tean, ma olen ise ühe praktikaprogrammiga Hispaanias hetkel natukene seotud, et seal on samamoodi, et ma pakkusin, et äkki ma tuleks siis sügisel, et oleks nagu rohkem asju ja siis, et see on nagu liiga kiire aeg, et pigem ikka nagu tule suvel ja siis teeme siis nagu, et siis, aga natuke suurem ettevõte ka, et kui ei ole nagu päris Eesti mastaabis asi nagu. Et see ongi keeruline, et mõnikord on, kuna meie oleme ka nii väiksed, siis mõnikord on see, et meil ei ole ka nagu suvel väga nagu isegi mahti võtta, et ütleks, et sügis on nagu parem, siis on nagu nii-öelda rohkem inimesi asjaga kaasas, et suvel me nagu manageerime ise nagu vaikselt ära, et inimesed puhkavad ja ongi vähem, et võib-olla nagu seda praktikat ei pea tegema suvel, et seda ju tegelikult saab ka ju jooksvalt teha ka nagu ette ära, kui sa tead järel kuskile hiljemaks vist ei saa väga jätta lihtsalt teatud ainete pärast, aga kuskil seal eespool ju annab ära teha, et ma ei tea, et mind kõnetab Velvet, ma võtan, ma ei tea, esimesel aastal võtan Velvetiga ühendust ja hakkan vaikselt seda rada sisse sonkima sinna, et kui see õige aeg on käes, siis ma nagu lähen ja teen, et ja kui mul on nagu hinnet vaja, siis mul on see tehtud, et võib-olla annaks ka nagu nii, nagu seda nagu natuke paremini planeerida, et aga tegelikult nagu agentuuri poolt see teatav nii-öelda mõttekoht või nagu see mõttepaus, mis tekib selle praktikandi jaoks on tegelikult nagu selline positiivne edasilükkav pingestatus. Et teistpidi, kui sa saadad agentuurile meili ja ta vastab sulle 10 minuti jooksul, et tule jah praktikale,
siis tekib nagu nii palju küsimusi. Kas ta nagu üldse süvenes, miks nad nagu nii kergesti nõus on, kas nagu lävi on nii madal või nagu, kas neil on nagu jumala suva, mis projekte ma hakkan tegema, et kuidagi nagu nii palju küsimusi tekib. Aga kui see agentuur vastabki niimoodi, et me peame mõtlema, saame kokku, vaatame, nagu selline kandideerimise teema on, ja siis on niimoodi, okei, nüüd ma pean nagu tõestama ja siis ma tundub, et ma kuidagi nagu teenin välja selle enda jaoks. Et mulle tundub, et see on ka nagu põnev osa sellest praktika kogemusest, just see sama kandideerimine. See on ju päris elu osa. Just. Täpselt. Ja, palun. Mul on siuke küsimus, et mis te hindate, et nagu Eesti üldse tööandjad ja agentuurid on valmis võtma disaini praktikante arvestades, kui terve see ruum täis tudengeid või noori disainerid, kes otsivad kas enda uut tööd või just praktika kohta, et mis nende nagu valmisolek on, et te olete siukesed toredad ja väga head näited ja mul on hea meel, et te olete siin ja et te räägite sellest positiivsest kogemusest, aga minu kooliaegne praktika oli täpselt siuke nagu Keiu just kirjeldas, et tuli kiiresti vastus ära ja tule kohale ja vaatame ära ja lõpuks ma nagu sain teha mingeid väga väikeseid asju ja mind kaasatud väga töösse, ma ei saanud ühelgi kliendi kohtumisel käia, et nagu seda vaadet lihtsalt näha, et hilismas töös ma olen nüüd seda saanud kogeda, aga see on ka tulnud valusalt õppetundidega mingil määral, et nagu mis teie hinnang on või mis teie nagu soovitused on teistele agentuuridele või tööandjatele, et miks võtta praktikanti ja kuidas see nagu, kuidas seda teha tegelikult hästi. Meil vist võetakse täitsa hästi, ise asi on lihtsalt see, et neid, kes tahavad tulla praktikale, on väga palju. Et see ongi mure, et sellepärast ongi võib-olla natuke peab laiemalt seda asja vaatama, need ei ole mitte ainult erinevad disainiagentuurid, vaid tõesti nagu pigem võib-olla, kes veel võiksid disaini nagu vajada, et kuhu veel saab minna. Ja see ongi just see, et miks ei võetagi palju, sellepärast, et ma ei tahagi, et sa arhiveerid seal või ma ei tea, mingi tehniliselt küljendad midagi, et tegelikult see ei anna mulle midagi, sest meie tahame ju teile anda, me tahame, et meil kasvab järelkasv ja ägedad disainerid, et meie huvi on ju see ka, et sellepärast ongi see, et see Keiu näide on ju, et see ei olnud küll meie, aga jah, et see, et anything goes on, et tule ja istu ja siis ma võib-olla vaatan, mis ma sulle sinna laua peale annan ja see on see kogu see jutt, mis me siin ennem ka rääkisime, on, et see hooajalisus, kas mul on siuke projekt, mida sulle anda, et see ei ole kummalegi hea, on, et see lihtsalt istuda omas aeg täis ja teha sellist asja, mida ja sa ei ole tegelikult selle nii-öelda ettevõtte liige, on ju. Ja tegelikult üks asi võib-olla ka, et mis meil endal näiteks oli selline, et oli praktikant, kes tahtis tulla, aga see tase ei olnud veel piisavalt võib-olla hea, käis kusjuures ühes teises agentuuris nagu suuremas sai natuke mingit sellist elulist kogemust juurde, tuli meie juurde järgmine aasta tegelikult ja siis sai nagu, et selles suhtes on ka võib-olla, et kui teil mingi asi nagu mingi agentuur ju firma või keegi nagu väga meeldib, et selles suhtes siis nagu võib-olla tasub nagu pingutada või nagu uurida, et selles suhtes, et jah, ühtepidi, et ja teistpidi nagu Adri just ütles hästi ka nagu, ega meie ju mõtleme ka selle peale, et kas praktikant üldse võtta, muidugi, et me tahame ju ka, et te olete ju kõik ju samamoodi disainerid nagu meie, lihtsalt on nagu vähem kogemust, et me oleme tööturul võistleme samade asjade nimel, me tahame ju tegelikult, et need asjad oleksid head, me tahame, et omavaheline suhtlus oleks nagu, et see nagu me oleme samas ruumis ainult, lihtsalt meil on võib-olla kogemust rohkem. Et see kindlasti nagu, et tegelikult praktikanti tahetakse võtta küll, pigem ongi see küsimus on see, et see ajaline küsimus, siis see sama, et milliseid ülesandeid anda ja ma ütlengi, et me ikkagi kõik ettevõtjad, kui võtavad praktikandid, ikkagi panustavad nagu üldjoontes, ma saan aru, et teil kehv kogemus on ju, aga ütleme, aga üldjoontes, et mina ise vaatan selle põhjal, et kui sa vaatad nagu agentuuri töid ja need ise on sellised, mis on, mille üle tööd, mis nad teevad, on uhked, need on ilusti vormistatud, siis ma nagu ise eeldan, et see on nagu ka suhtumises, et nagu et siis ma ei tea, kas sa said ise valida sel korral, kui sa ütlesid, et see praktikakogemus ei olnud kõige meeldivam, et Okay. Ma olen vallasest nii, et meil on see viskav ETD nii kus tuleb formaat. Aga nagu väga selles mõttes maiakas agentuur tegelikult oli ja nagu teevad väga head tööd, aga nagu see praktika justkui formaat. See võib olla erinev ettevõteti ka, et nagu selles suhtes. See kindlasti ongi erinev ettevõteti ja ongi nagu selle suhtumise küsimus või selle ettevõtte kultuuri küsimus.
et võib olla suur küll, aga see ei tähenda, et see kultuur oleks jätkusuutlik. Ma arvan, et seal on ka koolil teatav vastutus siis selles osas, et tehakse seda teavitustööd, et kui oli see negatiivne kogemus nendel parameetritel, et siis järgneval aastal enne nii-öelda selle praktikalepingu aktsepteerimist siis korraks nagu otsa vaadata ja järeldused teha, et võib-olla kui ei olnud siin viimased 2 aastat väga hea kogemus, siis 3. korda enam nagu ei saadaks sinna oma tudengeid. Aga nagu algse küsimuse juurde tagasi minnes, et mis on see, mida agentuur saab sellest, kui ta praktikandi võtab, siis tegelikult see ongi see värske pilk ja värsked ideed. Et teatud hetkedel see toorus, mida toob üks disainer, kes ei ole 10 aastat kogemusega. Et tal võivad olla sellised lähenemised ja sellised ideed, mille peale kogenud disainer lihtsalt ei tule enam. Või et kes on liiga kaua selles mingis ühes projektis näiteks kas või sees olnud. Et tegelikult praktikandil on see hästi suur võimalus ja roll tuua mingi täiesti uus tehnoloogia näiteks sinna sisse või mingi uus väärtus. On veel kellelgi küsimusi, mõtteid? Ja. Küsiks tehniliste eelduste või tehnilise poole pealt ja oleks rääkinud, mida te nagu ootate, kui võimekas peaks siin olema? Eks see tulebki portfoolio ongi võib-olla see, et sealt tuleb see nagu tehniline oskus välja, et kas see on, ma ei teagi. Seal on need skaalad. Ja nii skaalad. Selles mõttes, et... Ja ei, see skaalat ei pea tegema, aga ütleme see samagi, et kas see on Photoshop või InDesign või mis iganes programmi kasutatud, et nagu nende tööde põhjal on ju näha, et te olete neid programme kasutanud, et kuidas seda on nagu tehtud. Et jah. Motivatsioon peab olema 100. Ja motivatsioon on 100, see on, et ma arvan ka, et tegelikult tehniliselt annab juurde õppida, aidata, et üldjoontes kogu inimesel nagu idee ja sa näed, mis ta on tahtnud teha, aga ta tehniliselt ei ole välja tulnud, siis saadki aru, et see on asi, mida saab ise nagu, mida saab õpetada ja mida saab, ongi vähem kogemust, aga ütleme jah, et see võib-olla ka töösse suhtumine, et kui sa teedki plakati, et mis sa sinna paned, millised need asjad on, nagu kas sa oled, ühesõnaga, et seal on nagu neid pigem on see suhtumise küsimus oli hästi öeldud, et see motivatsioon 100 on see nagu tõesti nagu programme on ju võimalik alati õppida, see on tehniline pool, aga mõtlemistega on palju juba raskem, et ma tundub ka, et mõtlemine on oluline. Vahel tuleb lihtsalt rohkem aega anda ja praktikandile on see võimalik, et ta saabki võib-olla mingid tööd, mis töötavale disainerile on 4 tunni töö ja see praktikant näiteks teeb seda 3 päeva ja see on jumalast okei. Et ta nii-öelda pusib ja lõpuks saab midagi tehtud ja võib-olla on jumala hästi tehtud. Võib-olla see koormus asi ka, et tegelikult miks see praktika ikkagi on nagu väga hea on see, et see koormus on üldjoontes ikkagi nagu palju väiksem kui see, mis see reaalne nagu töö on, et selles suhtes, et seal üldjoontes, kui teid nagu kuhugi praktikale võetakse, siis ikkagi ma eeldan, et antakse nagu et sa ei pea olema närvis selle pärast, et ma ei nüüd kohe pean selle ära lahendama, et sa pigem on nagu see, et sellest aru ja sealt saab step by step edasi minna. Et see õppefaas oleks ikkagi sees, et kindlasti ei tule selliseid, et homse tähtaega projekte, et muidu jääb see õppeprotsess kuskilt vahelt ära, et seda kindlasti nagu ei tahaks. Aga võib-olla tehnilise koha pealt veel, mida nagu teatud koolid võib-olla nii hästi ei õpeta, et võib-olla mingisugune trüki ettevalmistust tasuks ise võib-olla juurde vaadata. Graafiliste puhul jah. Kujundada oskavad väga paljud selles mõttes, et oskavad väga paljud, aga just nagu see, et see plakat peab minema ka trükki, ja näiteks seda me nagu portfoolio pealt nagu hinnata just kui nagu ei saa, et üldjuhul on see... Aga mingid asju saab muidugi nagu õpetada ka, võib-olla see küsimus võib-olla oli jah see, et mis see võib-olla et see sõltub võib-olla natuke sellest, mis see teie enda huvi on, mida te tahate teha, et võib-olla sellest natukene ka, et kas see on nagu tõesti nagu, ma ei tea, meeldib raamat, ma ei tea, bränding on see või teenus või veeb või UI või nagu jah, et see on võib-olla sealt põhjalt teki. Et päris seda vist ei oleks mõtet jah, nagu et mind huvitab hullult veebidisain, aga ma ei ole Figmat näiteks kunagi lahti teinud, et ma tahaks ikka tegelikult väga tulla. Et siis on see justkui nagu, ma ei tea, 6 nädalat seda programmiõpet, mida tegelikult ei ole mõtet teha. Ja, et neid oskusi saab tegelikult koolist või siis ise õppida. Just.
see suund on küll pigem, et mingisugused eeldused võiks olla ja ma ütleks, et need, mida nagu koolis õpetatakse, kas või see klassikaline mingi Adobe pakett on tegelikult väga, väga okei. Et see teadmine nii-öelda, kuidas mingit tööriista kasutada on tegelikult hästi, ülejäänud on see isikupära, see mõtestamine ja kõik kogu see muu töö, et see tuleb juba nagu panna nagu hästi sinna portfooliosse, et ütleks nii. Jah. Siin jäi mõtlema selle peale, et ma tulen kui praktikale, et siis kui ma alles kandideerin praktikale, et ma ei ole veel nii tuge portfoolios, et ma alles õpin ja võiks näha olla, et mingi ainult, kus tal on, et ma saan aru, et esimest ütled, et ma saan aru, mis ta teha tahtis, aga need oskused ei jõua veel tahtmisele päris järele nii kiiresti. Et aga kui ma hakkasin mõtlema sellele, et aga ütleme, et kui ma nüüd teen oma praktikad ära, ma teen oma kooli ära ja siis ma hakkan tööle kandideerima, et jah, ma küll olen natukene targem, natukene kogenum, aga et see ei ole nagu kvanttüüp, ütleme sellest, kus ma tegin oma praktikad ära, ma lõpetasin kooli ära ja siis kui ma tahaks kohe tööle saada, et kui palju see, kas ma siis peaks tegema täiesti uue portfoolio või ma võin oma seda praktika portfoolio või tegelikult mõned ma mõtlen, kas see portfoolio, mida ma kooli ajal teen, et kuivõrd see on üldse portfoolio, kuivõrd on tegelikult rohkem üldse õpimapp kui selline, et kas see peaks olema midagi täiesti uut, kas ma peaks ikka näitama, et ei, fake it till you make it, et ma ikkagi olen teinud selle kvanttüüpe, et üldse tööle saada, et mul ei ole seda 3-5 aastat, aga mul on mõnes mõttes ma olen nagu, et ma ei ole päris samal tasemel kui see, kui ma sinna praktikale kandideerisin, aga et see ei ole nagu ka päris siinmaal, et ta on nagu tõenäoliselt oled sa pärast seda praktikat üht-teist ikkagi teinud või siis vähemalt kas või koolis, et midagi ikka on rohkemat näidata. Ja siis, kui sa ütlesid, et lõpus, kui sa oskad väga hästi feikida, siis võid seda ka teha, sa võid lihtsalt aus olema, et need asjad on sinu tehtud. Sest pärast tuleb... Ma saan aru, on see peamine erinevus, mis siis sealt pärast tuleb välja... Nende tööde seast tuleb valida parimad. Et siin on võib-olla hea näide, et ütleme, see on EKAS KGR, mis ütleme, teeb plakati, annab ülesande, kui sa pead tegema plakati ja sa pead sellest 40 versiooni tegema, sama info, et see on sama, et kui sa seda ikkagi, kui sa teed 40 korda seda korra läbi, siis sa järgmist plakatit tegelikult teed paremini, kui sa seda ei tee. Et see on nagu võib-olla selline asi, et vaadata, et kui ma nüüd räägin ainult selle graafilise disaini poolt, aga see kehtib võib-olla natuke teiste asjade puhul ka, et sul on, et mis ma teen, kui mingi tekst on suurem, väiksem, grupeerin mingeid asju, et neid elemente on nagu palju lihtsalt, et nendest nagu aru saada. Üks asi minu arust võib aidata ka kas või see, et sa vaatad ju, kui sul on huvi, sul meeldivad mingid teised disainerid, kes on mingid asjad teinud, ma ei tea, kas või kopeeri, vaata, kuidas see on nagu tehtud, mis seal nagu toimub, kas seal on mingi alus, mingi raamistik asjadel, et see on nagu, et selles suhtes ma ikkagi usun seda, et kui sa teed nagu praktika ja teed nagu mingid ülesandeid, siis nagu aasta pärast nagu, ma eeldan, et see portfoolio, kui sa paned, on nagu parem, et see nagu mulle see Sven Grünbergil on üks lahe tsitaat, et ei tea ühtegi inimest, kes on nagu nooremana targem kui nagu praegu. Et siis see natuke kehtib selle asja puhul, et tuleb lihtsalt nagu teha ja ma seal arvangi, et ega ongi pusimist ja raske, aga ja sealt võib alati ka tagasisidest küsida, et kui keegi, et kui näiteks ei saa, et nagu, et äkki keegi oskab suunata siis, et nagu võib-olla kuhugi poole või et see võib olla ka nagu küsimus. Ja ja teinekord ongi, kui kiire aeg on ja neid saadetakse neid portfooliot ka palju, siis nad tõesti ei jõua ka kõigile tihtilugu nagu võib-olla vastata ka, et see sõltub jällegi, et need, kes on nagu püüdlikumad võib-olla ja on nagu näha, et siis nendele on see vastuvus võib-olla ka kiirem, aga et jah. Tegelikult, kui rääkida tööle minemisest kui sellisest, siis ma arvan päris niimoodi, et ma lähen koputan agentuuri uksele, mind võetakse vastu, öeldakse, et tere, siin on sinu koht. Et seda juhtub nagu, ma arvan, pigem harva. Et enamasti on selline mure lihtsalt selles, et kohad on juba täidetud. Aga ma arvan, et ei ole ka mõtet jääda ootama, et millal sa, ma ei tea, kuskil CV keskuses või Meet Frankis nagu mingit töökuulutust näed. Et pigem niipidi teha, et otsidagi agentuuridega mingeid koostöövõimalusi. Näiteks, et mitte see, et ma tahaks kohe täiskohaga sinna agentuuri tööle minna, aga mingid projektipõhiselt näiteks, et kuidagi seda suhet nagu üles soojendada ja leida, kas tegelikult see klapp on üldse olemas, nagu kahepoolne. Ja teine aspekt on see, et ega disainer ei pea ainult agentuuris töötama, et saab ka in-house disaineriks minna või mingites muudesse kohtadesse, et see agentuur ei pea üldse nagu olema see esimene valik. Et võib-olla alustadagi kuskilt nagu veits eemalt.
võib-olla küsida ka, et nende portfoolio põhjal isegi täitsa nagu lihtsalt nagu uurida, et ütleme, et sinna portfooliosse neid töid saaks nagu näiteks juurde, et jah. Ja ma võin öelda seda ka, et loomulikult ega ma nagu heast südamest võtaks kõik inimesed tööle, aga kõik tahavad palka saada. Kõik tahavad palka. Kõigil on vaja tööd. Kui tööd ei ole, siis ei ole palka ka. Lihtsalt võib-olla jälgida, et see portfoolio ei muutuks selliseks arhiiviks, kus ongi väga vanad asjad ja sa juba sisemiselt tunned, et sa oskad tegelikult paremini ja sa teed paremini. Et ta oleks ikkagi ajakohane. Just. Vot, aga siia peame täna punkti panema. Et tundub, et sükene tuba läheb tühjaks, aga samas nagu teema on kuum, et tegelikult et võime sellele kunagi teha mingisuguse järje või mingisuguse küsimuste-vastuste vooru kuskile disainikeskuse alla. Et kui on mingeid küsimusi veel, siis me ikkagi saame vastata. Aga suur tänu kõigile tulijatele ja suur tänu siin kaasamõtlejatele, kaasarääkijatele ja mu meelest oli päris tore ja päris mõnus avatud raamaturidena. Vot, aga aitäh teile!